Tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevust taksonduses. Sõbrad, viimane päev sel kuul ehk siis jaanuaris ja esmaspäev, kell on 10 õhtul ja ma otsustasin sõita välja ja vaadata, kas on võimalik ka öösel teenida. Sõbrad, ja täna ma lisan oma kategooriatele ka Basicu, mis on minu jaoks vastuvõetamatu, aga ma otsustasin kontrollida, kuidas Basicu olemasolu muudab siis meie teenistust. Nii et sõbrad, kui ka teile pakub see huvi, siis ühinege minuga, jääge minuga ja me alustame. Nägemist. Nonii, esimene tehtud 3.20, aga 3.20 tuli sellepärast, et pidi ootama päris kaua. Esimene tellimus, esimene valu, Basic sees, algne hind oli 2.60, lõppkokkuvõttes 3.20 tiksus meile arvele, nii et oleme siin Hiiu pubi juures ja vaatame, loodame, võib-olla saab siit kuskilt lähedalt ka mingi tellimuse. No nii, ossa ja kohe siit samas tuleb täiesti Bolt tellimus. Aga jah, viisime kliendi ära siia Nõmme kanti, tõime 3.20 hinnaks. Ja nagu näete, lükkab takka. Ja see ei ole Basic, mis on uskumatu. Ei tea, kas Basic on praegu siis kallim siin kandis või milles see probleem on, aga niimoodi see on. Nii et lähme toome selle järgmise kliendi ära. No nii, sõit on mul vahepeatusega praegu Circle Case, kuskil on seal klient passib ja minul ilusti ootetasu tiksub 4 minutit 87 senti, iga 15 sekundit tuleb juurde, nii et päris okei sõit tuleb, ma arvan, et kuskil äkki 12 euri 10 kilomeetri eest. No, pole paha. No nii, ilusti kohale, Luha tänavale. Sihukest asja pole veel juhtunud, et inimene võtaks puid Circle Case'd 11.50 ilusti meie arvele 5 tärni. Aga mis sa teed, kui korter on ahjuküttega? Jah, tuleb Circle Case'd osta puid ja minna kütma, et saaks natuke sooja. Nii, kesklinn ja juba mingid tsoonid, midagi hakkab siin tekkima. Ilm ka muutub. Ma ei tea, kuidas kaamera annab edasi, aga lund sajab hästi korralikult, hästi palju, nii et oleks päev, kindlasti oleks siin tellimusi rohkem. Aga kuna on öö, siis tuleb mõelda vaadata, kuidas siin öösel läheb. Ja tervist! Okei, tšau! Mosk. Aga... Mida? Kellele ma pidin märku andma? Ma mõtlen, et veisis. Ei anna. Ei anna? Ei. Pärast on mõni purjus juht, kes tänu sellele pääseb. Teate, ma võin teile niisugust asja öelda, et
niisuguse lumega sõidab, see ei jõua kaugele. No. No, vähemalt mina arvan niimoodi. Hea, kui ta üksi ei jõua kaugele, aga kui tal on veel keegi peal. Nii et parem mitte anda teada. Jah, aga samas on meil... Võt mõni purjusuht sõidab praegu teile uksest sisse. No. Tänu sellele, et ma ei annad või andsin teada, et on politsei. No, on seda vaja siis. Jah, meil on kogemust juhtidega, kellel rattad alt lagunevad ära ja me ei ole nõus sellega edasi sõitma ja kõike teha ja... Sellepärast politsei las teeb oma tööd ja meie peame olema kõik korralikud. Jaa, aga meil on politseiriik ja ma ei ole sellega nõus. Ja, miks ta meil politseiriik on siis? Sellepärast, et meie politsei... No, meie politsei karistab ainult siis, kui te olete midagi rikkunud. Ei, ma saan aru, et te olete selles süsteemis, aga nägite, mis nad sisse käib? Mis on? Ma ütlesin valesti. Ma ei tahtnud teid solvata. Ei, te ei solvagi mind. Mul on eluaeg, mu esimese lapse isa on politseinik ja mul on kõik, ma austan politseiniku kõik ja mul on politseiga on rikkumisi. Jah, aga täiesti tühja koha pealt. Ja lihtsalt selle koha pealt, et mind ei kuulatud ja mind väänati maha. Ja selle pealt ma olengi nagu õnnetu. Ja selle pealt ma olengi... Selle koha pealt siin? Siin, jah? Jah. Ja selle koha suhtes ma olengi nagu õnnetu, et vabandage, kui te olete politseinik, et lihtsalt minu suhtes käitud nagu julmalt. Ei, no selliseid asju ju juhtub nagu nii, no. Juhtub nagu nii, Ja, aga see ei aga ole- mind vigastati eluks ajaks. Ja, no siis tuleb kirjutada kaebus, aga see ei Aga ole see ei ju... aita. See ei ole ju pidev nähtus. Ma ei hakka teiega vaidlema, Okei. sest ma tean, tunnen politseisüsteemi ja ma tunnen prokuröre kõik ja mul on kõik see süsteem läbi käidud. Aru saab. Ja, palun, head õhtut. Vot nii, et te kõik teaksite, me elame politseiriigis. Ja politsei teeb meile liiga kogu aeg. Nii, aga kell hakkab 12 saama ja aeg on kesklinna suunduda. Pool teed on läbitud, nii et oleme peaaegu kesklinnas. Tervist! Tere! Nii, sõpruse puiestele. Just. Nii, esimene öine sõit, paneme ära siia sõpruse puiestele, klient sealt läheb ja 5.30, koefitsiendiga oli 1,4, aga kurat, ma ei tea, mis kategooria see oli, see jääb küll praegu saladuseks, aga muidu jah, 1,4 koefitsient oli, seda ma mäletan. No nii, järgmine klienti ja see on meil Uberiga. See on Uberiga 5 tärni talle ja 10 kilomeetrit, 7.42 otse meile taskusse. Tahtis mulle visata veel ühte järgmist tellimust. Aga see on 12 kilomeetrit siit Viimsi tagaots ja kahjuks ei näidanud.
kuhu ma sealt oleks sõitnud. Kui oleks kuskil kesklinna sõitnud, võib-olla oleks kaalunud seda varianti, et võtta valetan, tegelikult ei kaaluks ja ei oleks võtnud seda nii või naa. Vahet ei ole kuhu. 12 kilomeetrit sinna, 12 tagasi, jälle mingi 10 euro eest. Mis see teeb siis? 10 euro eest 24 kilti. No thank you. Aga selle kliendiga tulime siia Lasnamäele. Ma arvan, et siin lähen sinna tanklasse. Ma ei tea, kas näete või ei näe, sealt kaugemal on. Lähen sinna tanklasse, üks suitsupaus. Mingit koefitsente põhimõtteliselt ei ole, et möllab lennujaam. Ja mitte midagi muud. Nii et võib siin natukene aega olla ja vaadata. Võib-olla viskab siin mõne tellimuse sisse. Kes teab. No nii, järgmine klient on ilusti teel koju ja meile kukub 5.10. Marsruudiks siis põhimõtteliselt Kopli kuni Roosikrantsi. Ilusti ära toodud. 5.10 arvele ja kesklinnas muidugi tühjus. Panen ka Uberi takka. Nii-öelda laiendame oma võimalusi saada tellimus. Paneme siis. Uber on siin ja läheb takka. Uberis siiamaani ikka veel üks tellimus. Muide, ma sain jotsi sealt. Uberi klient maksis mulle joot raha. Nii et päris mõnus. Euro veel kontole juurde. No nii, üks tellimus jälle tehtud. 3.90. Paneme siia 5 tärni kliendile ilusti ära. Üks klient seal, teine seal. Viisa ja poeg, kes tülli nad ei läinud, aga ütleme niimoodi, et päris suur vaidlus oli neil siin. Ja sõbrad, kell on 2 öösel ja midagi erilist siin küll linnas ei toimu. Nii et anname talle veel väikse võimaluse, vaatame, võib-olla tuleb midagi juurde, Uber jälle sisse. Uber küll tulistab, aga no nagu ikka Uberil on mingid meeletud ettesõidud. 10, 8, 6 kilo, no näiteks praegu, näete. 11,5 kilomeetrit. Kuhu me sealt sõidame? Ei taha, ei lähe järgi. No, mõte on küll selline, et võiks, aga kurat see... Ei taha. No nii, sõbrad, kell on põhimõtteliselt 3, olen juba jõudnud maja ette ja põhimõtteliselt lõpetan. Isegi mitte põhimõtteliselt, vaid ma lõpetan. Mis siis õnnestus teenida, sõbrad? No, siin on siis summa 49, 80. 5 tunniga on saadud 50 eurot ja kui me paneme nüüd Uberi sisse, siis sellele summale võib lisada veel 8 eurot. Jah, ma oleks tõenäoliselt saanud selle summaga suuremaks, keeldusin ühe 10 eurosest sõidust ja Uber viskas kogu aeg sisse lennujaama mulle, aga kahjuks mul on pagasnik täis oma vara ja ma lennujaamast ei julge kedagi võtta. Seega, sõbrad, jah, umbes 60 eurot, natukene vähem õnnestus selle 5 tunniga teenida, mis on öö kohta ja arvestades, et on jaanuar käimas, siis päris normaalne tulemus. Läbisõiduks mul tuli 108 kilomeetrit, rahaliselt see teeb umbes 7,5 eurot. Vaat, sõbrad, sellised tulemused, nii et kui kõik oli hästi, pange like, kui video meeldis
ja sõbrad, ma tahan saada endale 1000 subscriberit täis, teha live ülekandeid. Selleks, kui te ei ole veel vajutanud, siis vajutage nuppu subscribe, et ma jõuaks sinna lähemale. Teie jaoks on see tühiasi, minule väga meeldiv ja positiivne tunne, ütleme niimoodi. Nii et sõbrad, aitäh, et olite minuga, jagasite seda aega ja järgmise kohtumiseni.